Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ja keskenduma edastatud sõnumile. Tänulikkuse väljendamine on oluline osa meie suhetes ja sotsiaalses suhtlemises. See on viis näidata teistele, et hindame ja väärtustame nende panust meie ellu. Kuigi tänulikkust saab väljendada sõnade abil, on oluline meeles pidada, et sõnadest üksi ei piisa. Tänulikkuse tegelik väärtus seisneb selles, kuidas me selle järgi elame ja meie teod kõnelevad rohkem kui sõnad. Tänulikkusel põhinev elustiil hõlmab seda, et me ei võta asju iseenesestmõistetavalt, vaid oleme teadlikud kõigist nendest väikestest ja suurtest kingitustest, mida elu meile pakub. See hõlmab ka oskust näha teiste inimeste panust meie heaolusse ja meie valmisolu samamoodi käituda. Oluline on meeles pidada, et me ei saa tänulikkust lihtsalt sõnadega väljendada. Me peame näitama seda ka oma tegudega. Sõnad ja toed peavad käima käsikäes. Tänulikkusel põhinev elamine tähendab ka seda, et me hindame hetke ja oleme teadlikud sellest, mis meie ümber toimub. See aitab meil elada täielikumat ja rikkalikumat elu ning suurendab meie rahulolu. Kui me näeme maailma läbi tänulikkuse silmade, märkame rohkem ilu ja headust enda ümber ning tunneme sügavamat ühendust teistega. Lisaks teistele tänulikkusele väljendamisele peaksime olema tänulikud ka iseendale. Me peaksime tunnustama oma saavutusi, omadusi ja pingutusi ning olema enesekriitilisuse asemel lahked ja armastavad iseenda vastu. See võib luua positiivse nõiaringi, kus meie tänulikkus iseenda vastu annab meile energiat ja motiveerib meid olema paremad versioonid iseendast. Kokkuvõttes on tänulikkusel põhinev elamine palju enamat kui lihtsalt sõnade ütlemine. See on suhtumine, mis juhib meie tegusid ja suhteid teistega. Tänulikkuses elamine tähendab elada teadlikult, nähes võimalusi anda tagasi ja aidata teisi, kogedes tõelist rõõmu ja tänu kõigest, mis meil on. See on elustiil, mis loob positiivsema ja tervislikuma keskkonna nii meile endale kui ka teistele. Seega, kui me väljendame tänulikkust, peame meeles pidama, et kõige olulisem pole mitte ainult sõnade ütlemine, vaid nende järgi elamine. Tänulikkus peaks olema meie igapäevaelu lahutamatu osa, juhtides meie tegusid ja suhteid. Tänulikkus loob positiivset mõju nii meie enda kui ka teiste ellu. See on tunne, mis loob ühtekuuluvustunde ja vastastikust toetust ühiskonnas. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!